ralliks valmis. Vivatbet. Sardiin MM-ralli on selleks korraks lõppenud. Võidu võttis taas vanameister Sébastien Ogier. Ott Tänak kaotas talle kokkuvõttes 7,9 sekundit ja kolmanda koha saanud Kalle Rovanpera 50,1 sekundit. Viimane võistluspäev kulges alguses taas Ogier taktis ja tundus, et kogenud prantslane võtab siit maksimumpunktid nii päevaarvestuses kui ka punktikatselt. Kuid nagu viimasel ajal kombeks hakkas ta punktikatsel nii-öelda tulega mängima. Ühes kurvis ei saanud ta autot hästi pöörama, sõitis natuke teelt välja ja halvimast päästis teda üks väike puu, mille vaatsa ta sõitis ja mis ta pidurdas, sai kiirelt sealt tagasi, aga aega kulus nii palju, et päevaarvestuse liidrikoha ta kaotas ja kaotas ka punktikatse punktid. See oli muidugi vesi Kalle Rovanpera ja Ott Tänaku veskile. Viimase katse tegi eriti võimsalt just Rovanpera, kes võttis siis pühapäevase päeva maksimumpunktid ja ka punktikatse võidu. Ott Tänak oli päevaarvestuses teine ja punktikatsel kolmas. Kuid kokkuvõttes ikkagi sellelt rallit kõige suurem punktisaat Sébastien Ogier'le. Vaatame nüüd, mida Ott Tänak rääkis ralli kokkuvõttes. Nädalavahetus meie poolt maksimum, et kindlasti midagi nii-öelda tegemata ei jäänud ja ma arvan, täpselt nii oligi. No, kui sa nüüd tänast viimast päeva vaatad, väga suurt võimalust ikkagi rünnata enam ei olnud, et pigem oli, et hoida seda kohta, mis on. Ei, siin polnud hoida ka midagi, et siin sõitsime nii palju, kui oskasime, et see oligi meie rünnak. Mainisid avakatse järel, et ütleme, igal hommikul on tunne, nagu istuks selles autos esimest korda, et miks see nii on või kuidas seda nii-öelda olukorda parandada saab? Jah, ei oska öelda, kuidas seda parandada saab ka, ei oska hetkel öelda, et eks aeg näitab, mis tulevik toob. Nüüd on 2 kruusarallit korralikku järjest sõidetud, nagu erineva iseloomuga, et aga kas ütleme mingid järeldusi auto kohta ja kuidas seda autot sättida oled saanud nende põhjal enda jaoks teha? No, täna siin, kus me oleme, nii ma arvan, et see ongi parim, mis meil hetkel on, et jah, eks ta natuke oleneb, mis iseloomuga ralli on, et kus on lihtsam, kus on keerulisem, aga jah, see aken on suht väike, kus minu jaoks siis auto töötab ja see teebki võib-olla meie olukorra tihtipeale keeruliseks, aga täna on nii. Sardiinias on siit väga nõudlikud ja kivised teed olid tänavu, et kas või kui palju siit saab nüüd Kreeka jaoks infot kaasa võtta? Eks infot on kindlasti omajagu, et eks omajagu nõrki kohti tuli jälle välja ja kindlasti igav nüüd 2 ralli vahel ei ole. Meil on 12 kohta sul järjest tulnud Portugalis. Sa olid nagu väga kiire võrreldes konkurentidega, sa olid ise pärast rallit ka siin vähtad nagu rahul olev, et siin sa oled öelnud, et sa ei ole heas vormis, et kuidas ise seda 2 võistlust selles suhtes võrdad, et tulemused on tegelikult sama, aga need olemused tundub su enda jaoks natuke erinevad. Ei, no ilmselgelt ongi erinev. Portugalis meil oli tehnile probleem, me kaotasime 40 sekundit. Siin me lihtsalt kaotasime, et tulemus on ka erinev. No, nüüd on Kreeka tulemus, et mis te veel enne seda teha saate, et tuleb mingi testipäev, mingid asjad, mis veel võimalik teha on? Ei tea, just lõpetasime katse, et ei ole jõudnud kellegiga veel midagi rääkida ja eks küll meeskond tegeleb nende asjadega, et jah, lõpetame kõigepealt ralli ära, et siis arutame edasi. No kuulsite siis täit rahulolu Ott Tänakus sellest rallist ei olnud ja tõsi, 12 kohta järjest Portugalis, Sardiinias, aga need olemuslikult ikkagi hoopis erinevad kihutamised ja erinevad saavutatud tulemused, et siin Sardiinias läbi terve ralli Tänak tunnistas, et ta ei olnud väga heas seisus ja võib-olla väga heas vormis. Aga pärast viisit rääkisime ka Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveojaga ja vaatame nüüd, mida tema rallist arvas. Iseenesest esikoht on alati koht, mille poole me püüdleme, aga arvestades Sardiinia ralli raskust ja eripära, siis ma arvan lõpuks teine koht on ka täitsa okei tulemus. Kui sa seda rallit tervikuna nüüd tagasi vaatad, et mis siin oli sinu jaoks näiteks raske ja mis tundus, et üldse teie edenemise suhtes võib-olla ei olnud kõige parem? Jah, eks teadupärast see temperatuur siin kaasa palju ei aita, et higistada sai kõvasti, et ma just ütlesin
viimasel ülesõidul Otile, et nüüd on need kõik pahad ained on kehast väljas, aga siis Ott selle peale ütles, et energia on ka otsas, et nüüd tuleb taastuda ja ega Kreeka tuleb juba varsti ja arvatavasti seal lihtsam ei ole, et kindlasti seal võib olla veel soojem. Kuidas seda niisugust töörütmi hindad siin nendel keerulistel oludes? Oli palju uusi katseid ka, kus võib-olla polnud harjunud sõitma, et kas legendid saite hästi paika ja kuidas need uute katsete ka sõitmine üldse oli? Eks uute katsete peal alati on nagu legendi nii-öelda parandamist, et kui sa ikkagi sõidad seal vaikse hooga reke all läbi, et siis pärast tuled oluliselt suurema kiirusega, et siis ikka tuleb korrektuure sisse legendis, aga ei, ma usun, et selle koha pealt nagu ega see legend on niimoodi, et ega ta kunagi valmis ei saa. Kui suur väljakutse punktikatse legendi mõttes oli, et seal osad kommentaarid olid, et niisugune tunne nagu nii-öelda 1000 kurvi läbid ühe katsega? Jaa, ei ta vist peaks olema, tundus, et ta oli ralli kõige keskmise kiiruse poolest kõige aeglasem katse, et selles mõttes kurve oli palju, aga jah, pärast rajaga tutvumist ma ütleks, et kogu see pühapäev tundus üsna niisugune hirmutav, aga võib-olla siis ootasime hullemat, et tegelikult oli täitsa okei täna sõita. MM-sarja üldliidrina jätkab Elfin Evans, kel on koos 133 punkti. Sebastien Ogier tõusis napilt teiseks, temal on nüüd 114 punkti, Kalle Romamperal tiimikaaslasel 113 punkti, ehk siis Toyotade kolmikjuhtimine jätkub. Parima Hyundai piloodina on Ott Tänak 4. kohal, temal on 108 punkti ja sellisest seisust minnakse siis vastu Kreeka rallile. VivatBet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. Sardiinias sõitsid siis ka WRC 2 arvestuses 2 Eesti rallimeest. Romet Jürgenson lõpetas lõpuks 5. kohaga, ta küll, nüüd me näeme kohe varsti ühte intervjuu, ta ütleb seal, et ta oli 6, tegelikult ta oli 5 ja Robert Virves oli 7. Vaatamegi nüüd ära, mida mehed rääkisid. Romet Jürgenson, Sardiinia MM-ralli WRC 2 punktiarvetuse meestest 6. koht, et kuidas sa tervet rallit enda jaoks kokku võtad? Ma arvan positiivne, et ikkagi võrreldes Portugaliga selge samm edasi, mis oligi eesmärk ja nagu ma ütlesin, et juba reedel oli plaan hakata kiiremini sõitma ja seda me ka tegime. Ma arvan, iga päev see nii-öelda siis consistency oli hea ja mingid katsed olid nagu, eriti need uued katsed, siis täna tulid eriti hästi. No kui nüüd võtta need 2 rallit järjest, mis olid Portugal, Sardiinia, et lühikese ajaga tundub, et oled teinud ikkagi päris korraliku sammu edasi. Jah, pühapäeval Portugalis tegelikult, kui sekundkilomeetri kaotust vaadata, siis mingitel katsetel me juba olime seal, lihtsalt see rivi oli seal niivõrd pikk, et sellest ei saanud võib-olla aru, aga jah, see ralli tuli see kuidagi eriti välja just selle nii-öelda selle puhul, et me suutsime teha seda palju rohkematel katsetel, et see näitab jah, et ikkagi oleme jõudnud mingisse punkti, kus saab nagu reaalselt võidu sõita. Eks nüüd on jah, vaja veel lihtsalt kogemust, et saaks selle asja kokku panna. No sa oled siin WRC 2 nii-öelda põhimeestest ainsana praegult ka siin olid Fordiga, okei, sul on tiimikaaslane ka, aga väga palju selle autoga siin ringi ei sõideta, et mis sa arvad, palju sa ära annad sellega, et sa sellise autoga sõidad? Ma arvan, et kitsaste ja aeglaste teede peal Ford töötab väga hästi, et selle kere nii-öelda eelis tuleb väga välja, et saad seda hästi ära kasutada. Eks Eesti võib-olla näitab, mis ta kiirete teede peal teeb, aga ma ütleks niisuguse tee peal nagu siin on tegelikult on väga-väga hea auto. No, kuidas nüüd hooajaga edasi minna, mismoodi sa saad testida, valmistuda nüüd järgmisteks rallideks? Nüüd lähme teeme Belgias ühe väikse ralli seal Hyperralli kohalikul, et selle nüüd muidugi ingliskeelse legendiga, see on rohkem fun üritus niisama kõrvale, aga siis tuleb Eestis teeme korraliku testipäeva, siis Soome ja siis veel Briti sarja ka kõrval. No praeguseks hetkes, kui sa vaatad, pool hooaega on juba sisust läbi, eks ole, et kui rahul sa selle positsiooniga oled, kus sa praegu oled endaga jõudnud?
eks see oligi eesmärk, nagu ma enne hooaega välja ütlesin, et kuskil pool hooaja peal ikkagi peaks tegema sammu edasi ja nüüd me suutsime seda ikkagi teha, selles suhtes ma usun, et me oleme õiges kohas. Nüüd vahepeal oli Kanaarid ja Portugal olid ikkagi pigem rasked rallid, et seal oli pigem keeruline ja ka Inglismaal mingid viperused ja tagasilöögid, eks ta siuke üles-alla on olnud, aga ma usun, et jah, nüüd oleme heas kohas. Nii, Robert Virves, Sardiin MM-ralli sõidetud. Mis emotsioonid sind finišis valdavad? Ega midagi erilist, ma arvan, ei ole, nagu ise ka aru saate, et on nagu on täna. No, võta kuidagi siis kokku, et mida siin sõitudes oli sinu jaoks head, mida halba? No ütleme, sõidu poolest oli võib-olla keeruline nautida niimoodi sõites, aga eks kogu asja nii-öelda eesmärk oli peale hooaja algust siis nii-öelda, ma ei tea, pandi nii-öelda esimesse klassi tagasi, et asja eesmärk oli siis vist näidata, et enne, et punktid kirja saada, et siis enne tuleb nii-öelda finišioon ületada ja siis kui sellega hakkama saad, et siis võid edasi vaadata. Eks võib nii ütelda, et said järgmiseks ralliks krediiti tagasi? Ma loodan, jah. No, kuidas sa nagu hindad, et kui nüüd hooaeg läheb edasi, et see WRC2 klass on väga tihe ja mida on sellest hooajast sul üldse võimalik siin veel püüda? No, ütleme, täna ma ei saa või ma ei oska öelda, et ega täna ma pean natukene nii-öelda kuulama teisi ka, et eks näis, aga ei, ma usun, et ehk edaspidi saame ikkagi teha tavapärasemalt oma asja ja mis siin oli minu jaoks ka natuke üllatav, aga suures plaanis, kui see minu nii-öelda tulevikku ei mõjuta, siis mis see lõpuks minu asi on, ega nüüd on õnneks läbi ja vaatame edasi. Olgu edu sulle. Nagu nägite, olid mõlemad Eesti noored rallisõitjad täiesti erinevate emotsioonidega. Robert Jürgenson ilmselgelt positiivne ja kogu see ralli oli temast positiivne, kui me võtame järjest Portugal, Sardiin ja need võistlused ja tema edenemised, siis on läinud kogu aeg tõusujoones. Robert Virvese mäletavasti Portugalis suur avarii, siin nüüd tiim ei lubanud tal maksimumi võtta ja käskis lihtsalt auto tervena finišisse tuua, sellega sai mees hakkama ja loodetavasti siis võitis ka krediiti juurde. Vivatbeti poolt toetatud täismäng tõmbab sellega Sardiin MM-rallilt otsad kokku, mõned nädalad vahet ja siis oleme juba Kreekas, aga jälgige meid ka vahepeal.